esimese paneeldiskussiooniga peale lõunal ja ja nüüd annan juba sõna paneeli juhile. Nii, palun, Kristi. Tere ja austatud foorumlased. Mina olen Kristi Mets-Alunurm ja minul on siis väga austusväärne roll jõuda taas Eesti Haridusfoorumi rolli juurde tagasi, ehk siis kaasata erinevaid hariduse sidusrühmi ühtsesse diskussiooni ja arutellu. Ja nagu eelnevast poolest meil on juba jäänud kindlasti kõigil mõttesse see, et mis siis kriisiolukord tegi ja kuidas me kriisiolukorras hakkama saime. Nii et selles mõttes me ei saa üle ega ümber sellest, et digipööre hariduses on see, kuhu kriis, pandeemia meid juhatas. Ja nagu juba eelnevalt ütles minister, et see oli mis kiirusel, see oli igal juhul 1004 kiirusel. Me pidime hakkama kriisiolukorras tegelema kõige sellega, mis seoses ITK ja digindusega hariduses nüüd hakkas saama. Ja selle praeguse digipöörde hariduses foorumi tegelikult pilootprojekt toimus juba ära eelmise aasta novembrikuus, kus haridusfoorum, kasutades taasosalusdemokraatia põhimõtteid, viis läbi eelfoorumi, mille fookus oli siis digitulevikust hariduses. Sellele eelfoorumile olid suunatud pakkumised kutsumistega. Sinna olid kaasatud Tallinna Ülikooli teadlased, Tartu Ülikooli teadlased, õpetajad, õpilased ja ka koolijuhid ja kohaliku omavalitsusjuhid. Ja eelfoorumilt jäid silma need teemavaldkonnad, mis on siis just digindusega hariduses väga olulised. Tehnoloogia ja eetika, digipädevused, digilõhe, turvalisus, sõltuvus, taristu, e-õppematerjalid. Ehk siis sellest eelfoorumist sisendit saades jäid õhku küsimused selle kohta, et millest me siis tegelikult räägime seoses sellega, kui meil on digipööre hariduses või me räägime üldse digitulevikust. Ja mul on väga-väga hea meel tervitada tänaseid paneliste, kes siis koos minuga hakkavad arutlema diginduse üle hariduses, milline see digipööre meil on olnud, mis sellest kogemusest õppida ja kuidas me peame edasi liikuma. Ehk siis see praegune paneeldiskussioon peaks toetama seda diskussiooni ja seda arutelu, et me vastaksime mitte õigesti, vaid ühtemoodi nendele küsimustele, mis on digioskused, kuidas toetada üldpädevusi nende samade digioskustega, millist digioskust on vaja õpetajal, millist digioskust on vaja lapsevanemal. Kas me räägime üleüldse kõikide nende oskuste, pädevuste ja tehnoloogia mõistes ühtedest ja samadest asjadest. Ja praegusel kujul jäävad siis teemadena meie lauale digiõpetamine, digiõppimine ja digiõppevahendid.
ja mul on edasiselt väga-väga hea meel teha väike sisuülevaade meie tänastest panelistidest ja peale seda saavad nad kõik ise sõna, et tuua välja nende poolt kõige olulisemad, nende arvates kõige olulisemad seisukohad sellest, mis puudutab Eesti digiharidust ja Eesti hariduse digitulevikku. Aga meie tänased panelistid on Kristi Saar, kes juhib siis lasteklubi Väike Päike ja ta on digilasteaia ja e-keskuse Digila EU projekti juht. Siis on meil Urmas Einaste, kes on füüsika ja keemiaõpetaja, haridustehnoloog, haridusfoorumi Facebooki kogukonna administraator ja ka Eesti informaatika õpetajate seltsi liige. Digipedagoogika suunda juhivad meil ja avaldavad arvamust Margus Pedaste, kes on ainsana, meil on digipaneel ja kas te näete, meil on kõik panelistid olemas, reaalajas, siinsamas, face to face, avatud suhtlemine, välja arvatud meie digivisionär Margus Pedaste, kes tõepoolest osaleb distantsil ja kelle puhul meil on videopöördumine sellel teemal. Aga meil on olemas siinsamas face to face ka reaalajas Maarja Mäeots, kes on samuti Tallinna Ülikool, mina olen Tallinna Ülikoolist, Maarja on meil Tartu Ülikoolist ja tema on haridustehnoloogia kaasprofessor. Siis on meil ka rakenduslik pool kindlasti oluline, ehk siis digitehnoloogiad ja oma seisukoha selles suunas, kuhu siis peaks need erinevad platvormid, keskkonnad arenema. Sellest räägib meile Aivar Heijo, kes on siis Harno innovatsiooni ja koostööosakonna projekti juht, kes vastutab e-tech teenuste ökosüsteemide arendamise eest. Ja lõpuks ütleb meil sõna sekka kõige selle kohta, mis on diginduses oluline, mis on digisõltuvustega, digiturvalisusega oluline, ka Virtsi Loorents, kes on Tallinna Tehnikaülikooli küberkaitseteadur, Pelgulinna gümnaasiumi IT-arendusjuht ja Eesti Informaatika Seltsi juhatuse liige. Peale selle, et kõik digiinimesed peavad vajalikuks tulla paneeli koha peale, on nendel kõigil veel üks väga-väga oluline ühisnimetaja. Nad on lisaks sellele, et on oma valdkonna visionäärid, nad jagavad ka oma valdkonnas väga palju erinevaid rolle ja on võtnud endale erinevaid vastutusvaldkondi. Nii et kõige selle põhjalt siis annan ma nüüd sõna meie esivisionäärine ehk siis Margus Pedastele, kelle puhul meil on siis videopöördumine. Me viisime kolleegidega 5 aastat tagasi läbi uuringu, kus selgitasime välja, kuidas 6. ja 9. klassi õpilased loodusainete ja matemaatika õppimisel kasutavad digivahendeid, täpsemalt nutitelefone ja tahvelarvuteid siis selle uuringu kontekstis õppimisel ja millised on nende hoiakud laiemalt digivahendite kasutamisse ja millised on ka nende õpetajate hoiakud. Me leidsime, et üldiselt meie õpilaste ja õpetajate hoiakud on suhteliselt positiivsed, aga nad kasutavad neid vahendeid õppimisel väga-väga harva.
Tol hetkel me nägime veel, kuivõrd tähtis on õpetaja roll selles, et hakatakse õppimisel digivahendeid kasutama. Nimelt õpilaste hoiakud prognoosisid nende tegelikult digikasutust õppimisel ainult kuskil 2% ringis. Õpetajate hoiakud aga enam kui 30%. Tänaseks on koroonasituatsioon, distantsõpe viinud meid sinna, et me kõik kasutame üliusinasti digivahendeid. Aga vähe on teada, millised on muutused hoiakutes digikasutusse seoses selle pealesunnitud olukorraga. Nii et see on üks asi, mida kindlasti võiks uurida ja vaadata, kas need hoiakud jäävad ka püsima pärast seda, kui koroonaaeg saab mööda. Või kui leevenevad vähemalt sellised piirangud ja vajadused kasutada digit just nimelt sunnitult. Kui palju sellest jääb alles? Ma loodan, et paljud õpetajad ja õpilased ka, nii palju kui neil on vabadust ise valida oma õppimisviise, on leidnud uusi tõhusaid meetodeid. Aga hoiakud on alles aluseks selleks, et üldse hakkaks kasutama digivahendeid ja digisisu, digikeskkondi. Nüüd edasi selleks on meie mudeli järgi järgmisena vaja selliseid operatsioonilisi oskusi. Ehk me oskame vahendeid sisse lülitada, keskkondi avada, kasutada, teha seal midagi, nii-öelda tehnilised oskused võib ka ütelda. Me ei omandagi neid tehnilisi oskusi, kui meil on juba nii-öelda negatiivne hoiak digivahendite suhtes. Seetõttu me peame alustama digihoiakute kujundamisest, näitama, et sellest päriselt on kasu, digist on kasu, ja siis seejärel saame liikuda konkreetsete tehniliste oskusteni. Ja kui meil on olemas need tehnilised või operatsioonilised oskused ja positiivsed hoiakud digi suhtes, digitarga kasutamise suhtes, nendes kohtades, kus see on mõistlik ja mitte kasutamise suhtes seal, kus see ei ole mõistlik, siis me saame liikuda juba digisisulise kasutamise juurde. Kuidas luua uut sisu, kuidas kasutada olemasolevat sisu, levitada infot ja panna inimesi ka koostööle digi abil. See on asi, mis on väljakutse, mida mina olen tajunud kas või õpetajaid koolitades. Et meil tihti on sellised õpetajate rühmad, kus on 2, 3 või 40 ja enamgi õpetajat ühes koos. Ja aeg-ajalt võib seal märgata, et kõik ei ole piisavalt kaasas. Mida me teeme? Me mõtleme, kuidas kaasata neid rohkem. Üks võimalus, avame kõik kaamerad ja me näeme, millal tekib see murekoht, et päriselt inimene hakkab ära kaduma. Ei ole enam kaasas. Või siis me planeerime tööd niimoodi, et jagame regulaarselt mingi aja järel õppijaid rühmadesse ja saadame nad eraldi väikestesse ruumidesse ühisdokumentides töötama, on need siis tekstidokumendid, pildi või esitlusdokumendid. Ja seal nad saavad arutada, kus on 3-4 võib-olla inimesed ühes rühmas ja saavad minna sügavuti. Nii et me peame mõtlema, kuidas sellises uues situatsioonis targalt digi kasutada. Nii sisu kasutamisel, sisu loomisel, suhtlemisel, kuni programmeerimiseni välja. Ja veel on kindlasti selle juures üks küsimus, mis on kerkinud üles just nimelt nende samade kaamerate teemaga seoses, on see, et kuidas kasutada digi turvaliselt ja legaalselt. Nii, et me õpime üksteist kaitsma, hoidma, et me ei salvesta siis, kui me seda kokku ei ole leppinud, ei pilte, ei videosid sellest meie õppeprotsessist ja et me oskame siis ka kaitsta ennast võimalike rünnakute eest digikeskkondades, kaitsta iseennast, aga kaitsta ka oma seadmeid ja oma digisisu. Nii et need on need erinevad komponendid, millest me digipädevuse hindamisel peame siis ülevaate saama. Kuid üks nendest tegevustest on ka selline, mis viitab meile ka muude kompetentsidega seosele, et digi ei ole ainult nii-öelda omaette isolatsioonis vaadeldav kompetents, pädevus. Eelmisel aastal me saime just valmis kolleegidega ühe suure raamatu, üldpädevused gümnaasiumis, kus me käsitlesime
riiklikus õppekavas toodud 8 üldpädevusest 6, sealhulgas mitte digipädevust ja ettevõtluspädevust. Aga kõik ülejäänuid ja mõeldes nüüd tagasi nendele samadele pädevustele, näiteks sotsiaalne pädevus, siis minu tänane arusaam on see, et digipädevus sotsiaalse pädevusega kokku pannes või samamoodi võime ka teisi näiteid tuua muude üldpädevustega seostatult, annab meile suurema võimaluse saavutada oma eesmärke. Ehk siis tänu digile me suudame paremini suhelda ja rohkem suhelda, tõhusamalt suhelda erinevates õpisituatsioonides, kui me ilma digita seda saaksime. Loomulikult see suhtlus on teistsugune, aga õpisituatsioonis on näha, et kui üks inimene räägib, siis teine vahel ei räägi. Kirjutades digikeskkonnas, kasutades siis jututuba, chatti, on võimalik samal ajal avaldada oma arvamust, küsida küsimusi. Kolmas inimene saab vaadata, eriti kui me räägime koos õpetamisest, mis võiks olla tänapäeval üks selline normaalne nähtus, et meil on võib-olla klassiruumis 2 korda rohkem õpilasi ja 2 õpetajat. Siis üks räägib parajasti midagi suuliselt, teine saab vaadata, tagasisidestada õpilaste kommentaare, küsimusi. Nii et need on need meetodid, mida me peaksime täna kasutama ja saab küsida ka õpilastelt ise küsimusi või korraldada parajasti mingit küsitlust, et saada aru sellest, et millele veel õppimisel tähelepanu pöörata. Nii et digi avab meile uusi võimalusi, uksi ja meie roll on need siduda erinevate üldpädevuste omandamisega. Et tekiks selline normaalne uus digikultuur, kuidas me õppimisel kasutame digivahendeid. Ja nii me tegelikult arendame ka kultuuripädevust, kodanikupädevust, sotsiaalse pädevuse kõrval veel suhtluspädevust, enesemääratluspädevus, mis digiga on ilusasti seostatav ja kõiki teisi üldpädevusi. Nii et digi annab võimalused, meist sõltub, kuidas me neid võimalusi ära kasutame. Ja küsimus ongi võib-olla täna kõigile meile see, et kas me teeme seda teadlikult ja süsteemselt ja kuidas me milliste pädevustega seostame digitegevusi, mida me igapäevaselt teeme. Mul on kohe hea meel juhatada sisse meie järgmine panelist, kes selgitab oma seisukohti, aga peale Marguse juttu ma tunnen küll ennast digikultuuris või digikultuuri kasutades lapsekingades, sest et mul tõepoolest on praegu suured raskused sellega, kuidas jagada paberit, kuidas jagada mikrofoni, kuidas jagada ennast ekraani ja oma esitlejate vahel. Nii et ma arvan, et see on ka üks digikultuuri osa, mida me peame omaks võtma ja ära õppima. Aga praegu läheks edasi siis sellega, et hoiakud on tähtsad. Kuidas muuta neid hoiakuid kogu diginduse juures, kuidas seda operatsionaliseeruda ja kuidas seda teha teadlikult. Nii et nüüd mul on hea meel, kui Kristi Stahl räägib meile sellest, kuidas on võimalik juba hakata tegelema lasteaias. Ja tere! Kõigepealt ma võib-olla alustaksin siis väikesest vigade parandusest, et mind reklaamiti välja kui lasteklubi väike juhina, et nii kõrget ametinimetust mul kahjuks ei ole, küll aga ma olen avatud suhete juht ja tõesõnaga meie koolituskeskuse digila.eu projekti juht. Ja mul on väga suur au ja rõõm olla siis kaasatud siia haridusfoorumile ja rääkida natuke alusharidusest. Et kui alusharidus on koolieelse lasteasutuse seaduse järgi koolieelikute, teadmiste, oskuste ja vilumuste ja käitumisnormide kogum, mis loob eeldused edukaks edasijõudmiseks just nimelt edasises elus ja koolis, et siis on väga oluline, et me ka tänasel haridusfoorumil ikkagi natuke alusharidusest räägiksime. Ja eriti siin koroonakriisi valguses on igati loogiline, et lapsevanemad vajavad alushariduse pakkumisel kodustes tingimustes igakülgset abi.
ja toetust ja nad soovivad olla ka kursis, et mis toimub nende lapsega päeva vältel lasteaias. Siis kui rääkida sellest, mida meie väikeses päikeses oleme teinud, siis me oleme oma lastehoidudes ja aedades võtnud kasutusele sellise rakenduse nagu Kindidays, mis on Soomes välja töötatud ja tegelikult üle maailma kasutajaid leidnud. See võimaldab siis iga lapse kohta anda reaalajas individuaalset tagasisidet, saata fotosid, teavitusi, suhelda õpetajate ja lapsevanematega. Ehk siis natuke nagu meie Eesti Eliis, aga rohkem lapsekeskne ja individuaalsusel põhinev. Ja teise uuendusena oleme me siis loonud sellise virtuaalse lasteaia ja koolituskeskkonna platvormi nagu digila.eu, mis meie visiooni kohaselt on täpselt selline, nagu üks tavaline lasteaed võiks olla, aga selle vahega, et ta on virtuaalses keskkonnas. Ja Digilas on 8 erinevat valdkonda, kuhu loovad sisu meie enda õpetajad, tugispetsialistid, lapsehoidjad ja koostööpartnerid. Ja valdkondadena oleme me välja toonud arendava ajaviite valdkonna siis lastele, läbimõeldud ja süsteemsed õppetegevused koos siis tunnikavade ja lapse arengu eeldatavate tulemustega õpetajatele. Me pakume veel virtuaalseid huviringe, mis toimuvad siis kas Zoom-keskkonnas või on eelnevalt filmitud. Siis meil on tugispetsialistide loengud ja nõustamisteenused ja lapsevanematele suunatud webinaride sari. Ja sügiseks siis plaanime valmis saada ka veel ühe suur projekt ehk siis virtuaalne eelkool, mida me oleme loomas koos Vanalinna hariduskolleegiumi õpetajatega. Ehk siis sisuliselt see koroonaaeg andis meile sellise vajaliku tõuke oma suur unistus ellu viia ja natukene ka nagu inkubaatori lõi meile, et me saime justkui nagu kasutada ära seda ressurssi, mis meil tekkis õpetajatest, kuna kõikides rühmades ei käinud nii palju lapsi kohal, siis me hakkasime filmima ja nüüd siis lähme juba suurenenud meeskonnaga edasi. Ja võib-olla kõige olulisem selle juures ongi see, et me pakume tuge ka nendele lastele, kes saavad kodus alusharidust või kes elavad tõmbekeskustest kaugemal ja kes näiteks tugispetsialistide juurde koha peale ei jõua. Ja samuti me siis pakume ka pedagoogilise nõustamise teenust nii virtuaalselt kui koha peal, et nõustada ja abistada lapsevanemaid just siis selles valguses, et millist lasteaeda valida või millist hoidu valida, kuidas oma last paremini toetada sisseelamise perioodil või siis kodustele lastele alushariduse pakkumisel. Ja on näha, et lapsevanemad on väga valmis virtuaalseid teenuseid kasutama ja tegelikult vajavad just maapiirkondades sellist abi. Ehk siis ma põhimõtteliselt leian, et virtuaalsed teenused ja nõustamine annavad lapsevanematele just nagu väga suure ja vajaliku toe. Eriti arvestades, et koolieelne iga on ju kõige olulisem, et vanuses 0–7 areneb lapse aju hüppelise kiirusega ja hiljem saab küll muutusi teha või saab vigade parandusi teha, aga tegelikult võiks kohe alguses kõik õigesti teha. Ja väike pöörab väga palju rõhku lapse eneseregulatsiooni oskuste arendamisele. Me oleme 100% seda meelt, et enesejuhtimist peab hakkama süsteemselt arendama juba lasteaias ja kodus. Selleks on ka väga palju digitaalseid vahendeid, mida saab siis koos psühholoogi ja haridustehnoloogiga välja töötada ja digilasse üles panna. Meil on mõned asjad juba olemas ja väga suur töö käib. Ja ka STEAM-õppele pöörame tähelepanu. Et täna mul tegelikult vist pakuti välja see võimalus rääkida natukene ka kitsaskohtadest, mis minu hinnangul alushariduses on. Aga kas me äkki teeme niimoodi, et kuulame kõikide seisukohad ära ja siis räägime kitsaskohtadest? Okei, et siis võib-olla selline lühike ülevaade, mida me väikesest teeme, on antud ja edasi mõtleme üheskoos kitsaskohtadele või probleemidele ja lahendustele. Et nüüd, kui on juba tugi lasteaias ja alushariduses, digitaalne tugi ja lastevanemate nõustamine, siis ma ootan, et Urmas lisaks midagi sellest, kuidas on koolis. No kool kahtlemata sõltub väga palju sellest, mis lasteaiast ja kodust tuleb.
et ega kool ei ole mitte asjade algus, vaid tegelikult keskkoht ja üsna sageli kuuleb õpetajate suust väiteid, et mis me siin ikka teha saame, et kui kodus tuge ei ole. Et ühes rollis olen ma õpetajate ühenduste koostöökoja juhatuse liige ja seetõttu oman informatsiooni erinevate aineliitude probleemidest, mis tekkisid seoses digile ülemineku ootamatu kiire vajadusega, hoolimata sellest, et ma varem olin ka neid õpetajaid mõningal määral saanud ette koolitada. Aga nüüd konkreetselt oma töö ja kooli juurde tagasi tulles, siis ma töötan erivajadustega laste koolis ja nemad vajavad kahtlemata rohkem tuge, sest nad on juba selle pärast saadetud erivajadustega laste kooli. Aga huvitav oli see, et kui see digi algas, siis ka meie koolis oli umbes 3% õpilasi, kes olid väga häpid, et nad said kogu selle 2 nädala programmi korraga kätte, tegid selle ära ja neil oli ülejäänud aeg vaba. Et oli kahtlemata ka selliseid lapsi, nagu siin ka uuringus välja tuli, kes kukkusid täiesti ära, sest nemad ei olnud võimelised alustades sellest isegi sellesse digiseadmesse sisse logima ilma lapsevanema abita või ei olnud kodus piisavalt kiirust ka internetiühendust. Vabandust, ma läksin nüüd kohe probleemide peale, aga see on sündmuste järjekord, millele mulle see digimaailm peale voolas. Ja kuidas me siis probleeme lahendasime, võtsime appi telefonid ja tavalised kirjad, postiga saadeti paljundatud materjalid koju ja telefoni teel juhendati siis kas last või vanemat, kuidas edasi teha, et me lõpuks saime ikkagi need lapsed, kes olid võimelised töötama arvuti abil, töötasid arvuti abil ja kes ei olnud, saatsid siis kulleri või postiga tehtud tööd tagasi ja toimetasid edasi. Hiljem tuli õnneks korralduse muudatus ja me võisime lubada kooli need lapsed, kes tõesti kodus hakkama ei saanud. Et 2/3 lapsi tuli siis kooli ja 1/3 siis jätkas kodustõtted, kes olid selleks ajaks hakkama saanud. Digi on võimalus, aga see on ka barjäär nendele, mis iganes põhjustel ja mitte oskuste pärast, vaid oskuste takistused ilmnesid sellises kohas, kus oodatagi ei osanud. Et Peipsi ääres elades ei ole sul lihtsalt piisavalt internetti, et isegi kõnet pidada üle internetti, rääkimata video ja Zoomi jälgimisest või oma pildi edastamisest ja muud sellised probleemid. Et kool andis oma seadmeid välja, hankis ka linna organiseeritud abivahendite toel vanematele võimaluse saada laenatud seadmeid, aga see ei lahendanud kogu probleemi. Ja siis tuli järgmine probleem. Kuna see asi tuli ootamatult kaela, siis iga õpetaja püüdis oma aine vastavalt erinevaid rakendusi kaasa rakendada. Ja siis tuli õpilastelt tagasi appi, me sureme ära nende keskkondade kätte. Ma ei suuda pidada meeles kõiki neid paroole, kõiki neid rakendusi, kust ja asjad ligi saad. Ja lapsevanemad hakkasid lausa protestima, et lõpetage see ära. Ja siis tehti lihtsalt otsus, et okei, lähme tagasi vähemalt ühe suhtluskanali peale, see, mis on e-kool, see on mis stuudium. Meie koolis on kasutusel stuudium ja siis kogu informatsioon leppisime struktuuri kokku, kuidas stuudiumi kaudu edastatakse kogu info, ülejäänud õppetöö võib toimuda kuidas, aga üks kanal, mis on niisugune kontrollitud, kooli poolt lepiti kokku. Ja siit ma tulen suurema probleemi juurde. Meil riigis ei ole veel haridussüsteemi jaoks ühtset süsteemi. Et kui ma leian mingi õppematerjali, näiteks Opikus, siis okei, selle ma saan stuudiumiga liidestada. Leian selle e-koolikotis, seda ma ei saa stuudiumiga liidestada. Leian FETis mingid katsed, mida ma tahaks õpilastega teha. Nad saavad seda umbes teha, ma ei saa mitte mingit tagasisidet õpetajana ja ma ei saa õpilasele ammugi tagasisidet anda. Aga kui sa peaksid nüüd kokkuvõtvalt ütlema, et see informaatikaõpetajate ja haridustehnoloogide poole pealt, mis on need kõige olulisemad sõnumid ka tuleviku vaates? Siin ma toon väga hea näite, mis juhtus, et meil koolis kaotati ära informaatikaõpe. Ja ma olen ühes kahes rollis informaatikaõpetaja ja haridustehnoloog. Ja ma arvasin, et kui klassiõpetaja hakkab andma informaatikat oma klassis, siis minu töökoormus suureneb, et ma pean hakkama neile kätt hoidma. Juhtus vastupidine asi. Minu töökoormus vähenes, sest õpetaja hakkas õpetama informaatikat, tegi endale selgeks ja tema enda haridustehnoloogilised probleemid vähenes. Õpetaja oli sunnitud hakkama õppima. Aga nüüd me jõuame meie järgmise panelisti juurde.
mis on siis digipedagoogika vaade, kuidas siis õpetada ka õpetajaid ja milline peab olema see baas, kuidas õpetada, et õpetajad saaksid ise õpetada. Just, tere päevast. Digipedagoogika, ma olen ka ajaloost tagasi, väikse perspektiivi sinna, et digipedagoogikast ma rääkisin esimest korda 2017, 27. mai, kui ma tegin avaliku esinemise, kui mind valiti esimest korda dotsendiks. Ja pärast seda ma hakkasin seda terminit nagu igapäevaselt kasutama ja ma olen seda siin-seal erinevatele ütleme siis allasustustele rääkinud ja tutvustanud ja mis see digipedagoogika mõte on see, et taustalt hakkas see peale, et kui igal pool kogu aeg räägitakse, et õpetajad digipäevas on kehvad ja nad ei saa hakkama nende asjadega ja nii edasi, siis mingil põhjusel, kui nad mulle koolitusele tulid, nad tulid digipäevase koolitusele ja siis, kui ma küsisin nende käest, et mida te siis teete, siis näiteks lasteaiaõpetajad ütlesid, et nad kasutavad roboteid näiteks. Aga enne seda 5 minutit ütlesid, et ei, me ei ole digipäevad, absoluutselt mitte. Et seal on mingisugune käärid sees ja siis nüüd teen põike professor Pedaste ettekandesse, kus ta viitas hoiakutele ja sealt hakkaski nagu see mul ka nagu see mõte, et mina rõhutan ka, et hoiakute küsimus on see põhiline. Tegelikult õpetajad saavad väga hästi hakkama oma asjadega. Ja kui me nüüd mõtleme, mida see digipedagoogika tähendab, digipedagoogika ongi tegelikult see, et ta on võimalus õpetajal luua tingimused selleks, et õppimine ja õpetamine võiks toimuda. Ma olen praegu rääkinud palju siin õppimisest, aga õpetamisest ei räägi. Ehk digi tegelikult on üks vahend, kus ma loon endale keskkonna, kus õpetamine toimub. Ja digi on üks valikutest õpetajal tööriistana. Taustalt ma olen õppinud õpetajaks, ma olen õpetajana töötanud praegu augustikuus saab 17 aastat järjest, et katkestamatult. Ehk ma olen näinud seda protsessi, kuidas käivad. Ja mis on nagu, kus nii-öelda, nüüd ma ütlen ka sõna probleem, või kus oli see ka üks nagu punane laterline või punane märk, et selles mõttes, et mulle tundus see, et kui tiigrihüppe tuli, siis me hakkasime liiga palju vahenditel keskenduma. Tõime koolis ohtralt vahendid, aga keegi ei uurinud, ei toetanud õpetaja hoiakut või valmisolekut neid kasutama hakata. Põhjus tuleb siit, ma lähen nüüd ajaloos uuringutest tagasi. Brenski, kuna kirjutas 2001 artikli, kus ta kirjeldas ühiskonda, ta sai hästi palju kriitikat selle pärast, et kuidas ta julges niimoodi jagada ja nii edasi. Aga mulle iseenesest meeldib see ja mulle meeldibki nagu natuke särritada ka. Tema tõmbas joone 1990, kes sündisid enne seda, olid digitaalsed immigrandid, kes sündisid pärast digitaalsed põliselanikud. Ja nüüd, kui me võtame selle nagu joone, Eestisse 90 täiesti hästi sobib, mina olen ka 80 sündinud, ma olen tegelikult digitaalne immigrant. Koolis õpilased õpetavad, koolis käivad lapsed on põliselanikud. Nii, põliselanikud kirjeldakse selle järgi, et nad on harjunud digitehnoloogiaga. Ehk ma ei pea lapsele näitama, et see on nüüd nutitelefon. Õpetajale algselt oli see oht, et õpetaja ei, mina ei puutu seda. Ma küsisin ühe korra õpetaja käest, miks sa näiteks tahvelarvutit ei kasuta näiteks. Ma kardan, ma lõhun selle ära. Siis ma ütlesin, anna mulle 3 või 2 põhjust või 5, kuidas selle ära lõhkuda saab. Ja ta ei suutnud seda, ma ütlesin ainuke 5, kuidas seda teha, on viskan aknast alla või lasen naabri meil traktoriga üle sõida. Et see on ainuke variant, kuidas seda lõhkuda saab. Nüüd tekib nagu minu jaoks tekkis ohukoht. Kui nüüd on õpetajad, uuringud näitavad, kas see viimane, see nüüd praegu meelde, mis uuring see oli, 2018 oli Talise uuring, õpetajad arvavad, et need digiväärtused on madalad. Nii, kui me võtame nüüd puhtalt pragmaatiliselt lapsepanema vaate, kui ma loen lehest, et õpetajad ei oska digipädevused, nad ei oska mitte midagi teha, võtan õppekava ette, digipädevus on kohustuslik, siis tekib küsimus, kes need õpetab siis. Ja siis tulebki see, mida räägib Pirgi varsti, et ohutus, mida lapsed teevad meeldisti digimaailmas, suhtlevad, mängivad ja näiteks mul sõbrad ühest küberohutuse firmast ütlevad, et nad surfavad foorumist, otsivad võimalusi, kuidas näiteks Swedbanki veebileht maha võtta. Kas see on see, mida me tahame, või see, et me tegelikult teeme nii-öelda koolis need asjad? See on äge mõte, eks, foorumist leiab need videod üles, kiiresti leiab. Ja seda nad teevad, see on need, et nad peavad valima. Ja nüüd, kui ma lapsevanema vaatan, et õpetajad ütlevad, ma kardan, ma olen hästi palju rääkinud selle näidet viimati, vist rääkisin Kuku raadios, Viki raadios, kus on see, et kujutage ette, et matemaatikaõpetaja ütleb, et nii, mina seda kordusmärki kardan, mul tuleb kohe külmavärinad peale. Mina ei saa seda õpetada lastele. Mis te olete rahul sellega? Et see ongi see koht. Ja tegelikult mina näen seda, et kui me oleme kuidagi lähenenud valesti sellega, et me oleme surunud vahendeid peale, õpetajad arvavad, et nad peavad oskama liitreaalsus, mixed reality, kõik siuksed, ma ei tea, Elon Muskile tegema mingeid äppe asju, tegelikult ei pea. Võtame selle digipäevuse lahti. Digipäevusel on nii palju komponente, mis ei ole otseselt seotud tehnoloogia kasutamisega. Võtame kasvõi selle, üks osa sellest digipäevusest on info otsimine näiteks. Kas info otsimiseks on mul vaja mingit digivahendit kui sellist, kui ma peaks seda õpetama? Mida info otsimiseks vaja on? On vaja märksõnu.
infootsingu strateegiat, ma saan suuliselt selle teha, ma võin teile tahvli peale joonistada praegu, mul ei ole vaja tuua mingit seadet selleks. Öelge nüüd õpetaja, kes ei saaks sellega hakkama. Kirjutasin Päevalehes 2019 ka sellesama artikli, mina usun seda, et Eesti õpetajad tegelikult saavad väga hästi hakkama. Neil lihtsalt on vahenditega ära hullutatud, need peavad oskama imeasju. Ja see on minu meelest nagu see koht, et mida ka Margus viitas, professor Pedast viitas, paljuski see hoiakute küsimus, valmisolek. Kui me saame sellest krõksust üle, siis on juba asi lihtne. Sest tegelikult, kui õpetajad on võtnud selle hoiaku, et mina digipäevas ei õpeta, ma ei oska, ma ei saa hakkama, küll lapsed ise teavad, kui ma annan valiku, mida sa teha tahad täna tunnis, mis nad teevad? Facebooki, Instagrami, mängima, keegi kohe Swedbanki lehte maha võtma ei lähe, seda ma usun, aga reaalselt on see. Ja tegelikult ka teine müüt, mis on see, et digipõliselanikud oskavad kõike. Sellest olen ka rääkinud, et olen näinud vastsünninud beebisid. Praegu, kus ma elan siin Tartus Raadil, ma tean, et mul on see majas praegu 5 värsket beebit. Ma võin emade käest üle küsida, kes siin järjest sünnitavad need, et kas neil on tulnud nüüd mingi uus lisandus juurde sinna, on mingi mälupulgaauk või mingi asi. Sest kogu aeg räägitakse, et need põliselanikud on kaasasündinud digioskustega. Ainuke asi, mis neid eristab, on see, et nemad tulid seal kodus, on kõik nutiseadmed olemas. Kui mina väike poiss olin, siis mul ei olnud arvutid asju, ma ei teadnud, mis on, ma pidin tuttavaks saama sellega. Aga kui ma vaatan neid väikseid lapsi, siis näiteks, mis on see, et siin osad lapsevanemad räägivad, et kõige parem lastekasvataja on, ma kasutanud hästi palju disseesid, et hästi kõige parem kasvataja on tahvelarvuti näiteks. Loomulikult vaikus on, perfektne. Ja last ei saa sellest süüdistada, aga mitte see, et tal on kuidagi haiglas kaasa tulnud, et neil on mingi lisaväärtus. Ja see on ka müüteks. Ja see tähendab seda, et ongi märk sellele, et me peame neid kuidagi õpetama. Ja siin tuleb appi digipedagoogika, kus õpetaja, mina eeldan seda, et õpetajad kõik Eestis on professionaalid, nad saavad magistrikraadi. See tähendab seda, et nad on suutelised enese analüüsima oma oskusi täpselt ja valima sobiva enda metoodikat, pedagoogikat toetavad. Pedagoogika terminit ma olen konsulteerinud ka professor Krulliga, kes ütles mulle, et mu käest on küsitud, miks sa räägid, Maarja, miks sa räägid didaktikast, miks sa räägid pedagoogikast. Siis ma professor Krulliga rääkisin, ütles, et tegelikult tänapäeval enam ei käsitletagi neid erinevaid. Et kunagi need olid, üks on pedagoogika, üks liin rääkis ka sellest didaktikast, aga nüüd neid käsitletakse koos. Ja pedagoogika ongi see, et ma loen tingimused selleks, et õppimine õpetamine saaks toimuda. Ja eeldades, et õpetaja on professionaal, kes teab, kuidas oma ainet edasi anda, ja siis ta kasutab tehnoloogiat vajadusel ja eesmärgipäraselt. Mitte sellepärast, et kui tuleb kontroll linnavalitsusest, vaatab, mitu tahvelarvutit sul tunnis on, 10, hästi, lähme edasi, nii, Aivar, palju sul on? 5. Et ei saa niimoodi asja vaadata. Ja see ongi see digipraegu pool. Ja nüüd me jõuame lõpuks sinna tagasi, et kui me saame selle nii-öelda hoiakuid toetatud ja me ei räägi kogu aeg vahenditest, et toome aga kooli uusi vahendeid, siis me hullutame lihtsalt ära. Ja me nullime selle ära, mis on see digipäevuse, et on õppekavas kohustuslik 9. klassi lõpus, on see, et nad õpilased peavad oskama miinimumtasemel infot otsida, kommunikatsiooni jagada, sisu luua, sealhulgas autorikaitset. Kuidas see tuleb, öelge mulle, kuidas see tuleb iseenesest? Haiglas tuleb kaasa. Ämma-emalt paneb selle voldiku kaasa, näed, kui lähed koju, magad, siis loed, et vaat, kuidas viidata näiteks. See ei tule, seda tuleb õpetada. Ja kui me räägime kogu aeg, et tehnoloogia on taustal, siis see segab need muud asjad üldse ära ja siis, okei, mina ei oska neid asju rääkida ja siis ma ei räägigi. Aga kui ma räägin õpetajale, et kuule, aga autorikaitsest oskad rääkida, oskan. Aga miks ei räägi, sest see on digipäravus juba. Me saame seal katta ära nii-öelda. See on see, mis on minu nagu selle dotsendi karjääri jooksul on mingi põhiline selline uurimusteema, mille ma keskendun just see digipedagoogika ja see, kuidas õpetajateni jõuda. Ja siin näiteks ongi see, et mul on üks Erasmuse projekt, mis praegu lõpeb. Mina realiseerin seda digipedagoogikat sellega, et õpetajad on nagu kutsestandardis on see nii-öelda tegevusuuring, ehk ta ise uurib enda seda õpetamist ja ise valib endale sobiva selle lahendust. Mitte ei ole see. Ja vajadusel kaasab haridustehnoloogia abi. Et kuule, tule aita mul näiteks seda selgeks saada, ma tahan, mul sellist asja vaja. Mitte ei ole vastupidi, et seade tuleb koputab ukse taha, tere, ma olen tahvelarvuti, võta mind tundi. Sellist asja saab, ma siit rohkem vist aeg täis. Aga nüüd me lähemegi tahvelarvuti juurest edasi sinna, et mis seal tahvelarvuti sees on. Ma tean, et ma ei kokku. Sellele ma vihtasingi. Nii et mis siis võiks olla need tarkvarad, rakendused, programmid, mis on õpetajatele olemas? Ja raske on rääkida nagu ainult minevikust või olevikust, et natukene peab vaatama tulevikku, sellepärast, et tegelikult see koroonaaeg on üsna palju näidanud. Aga kõigepealt teeks selle klassikalise eristuse, et on jah see haridustehnoloogia ja on tehnoloogia-haridus. Et kui me räägime digipedagoogikast, siis me räägime sellest, et kuidas seda tarbida ja haridustehnoloogia, see mida siis seadmete
sees kasutada, ja sellest tegelikult palju kaugemale minnes, et see oleks see, millest ma nagu hea meelega räägiksin natukene ja see vaade, mida ma tahaksin, et Eestis nagu kinnistuks, nii nagu tegelikult meil põhjanaabrid on väga sarnaselt teekonda ette võtnud. Sain just sel nädalal tutvutud ka nende DigiOne projektiga, mida ma soovitan kindlasti uurida. Et see on väga sarnane suund sellele, mida meie tahame tegelikult teha, et ei oleks sellist, kuidas ma ütlen, haridustehnoloogid nimetavad seda digimäsuks, sina nimetasid seda natukene teistsuguseks, et on tohutu valik, ilma süvenemata ei saa aru, mida seal tegelikult pakutakse, et kõike seda natukene nagu alla võtta, sellepärast et tõesti, valik on meeletu, iga päev tuleb nii palju neid erinevaid tegelikult lahendusi veel juurde ja neid ei saa kõiki nagu korraga rakendada. See on nagu, me üritaksime superautot ehitada ühe inimesega, eks ole, et see on täiesti võimatu, meil on vaja need nii-öelda tükkideks teha, paremad tükid ja professionaliseerumist näha nendes erinevates õppevara osades. Ehk siis aluseks siin, mis me tahame nagu võtta, on siis digitaliseeritud riiklik õppekava. Et me saaksime sellest lähtuda, aga tegelikult sinna juurde kirjutada igasuguseid muid pädevusi veel juurde. Ja see, kuidas seda valida, on tegelikult õpetaja teha väga paljuski, kool on tervikuüksusena siin väga suure rolliga, aga loomulikult aina rohkem ja rohkem tahame seda personaalset õpiteed näha, mis on võimalik siis igal õpilasel ise ette võtta. Et me tahaksime näha sellist elutervet digilahenduste ökosüsteemi, kus tõesti on erinevaid valikuid, aga et oleks üks niisugune aken, mille kaudu nendesse pääseda. Ja ma ei mõtle siin, et tervel riigil on üks, sellepärast, et me oleme proovinud selliseid asju, see ei tööta. Ma ütlen, operatiivtasandil ei ole võimalik sellist asja korraldada. Ja sellepärast me tahaksime, et oleks erinevaid neid pakkujaid, kes pakuksid enda nii-öelda selle akna kaudu vastavalt sellele, kuidas koolipidaja seda nii-öelda akent valib või kool valib, olenevalt sellest, kuidas see asi korraldatud on, et siis oleks võimalik oma õpilastele selliseid individuaalse sisuga kogemusi pakkuda. See ei pea ja ei tohi olla mitte mingil juhul ainult digisisu, vaid see peab olema lihtsalt niisuguste mis iganes viisil digitaalselt küll personaalselt pakutud digisisu, aga see, mis tegevused seal viiakse, ma rääkisin just siin pausi ajal ka muuseumi inimestega ja tegelikult muuseumi külastus on täpselt samamoodi, see avatud haridusruumi osa, aga me vajame siin teatavat, see on hästi nõme sõna, aga standardiseerimist. See, et mis need kogemused on ja me peame sellest suutma kokku leppida, mis need see riikliku õppekava aluseks ja tegelikult sinna on võimalik siis igasuguseid muid kogemusi juurde kirjutada, aga et kui muuseumi töötaja ütleb mulle, et temal on väga konkreetne niisugune muuseumi kogemus, mida sellest läbida, siis me saame sinna tegelikult kirjeldada peale, et millega seal tegemist on. Ja see annab meile võimaluse selle kogemuse panna mingil viisil mõõdetavasse, mitte kaugel ideaalist, aga mingil kujul nagu mõõdetavasse kirjeldusse. Ja kui seda ei ole võimalik teha, siis me ei saa tegelikult seda vabadust tegelikult õpilasele anda. Aga siin on meil ka operatiivtasandil, siis on vaja väga läbi arutada see, et kuidas me tasustame seda. Sellepärast, et kui me tahame näha professionaalseid inimesi pakkumas neid erinevaid kogemusi, neid erinevaid digitaalseid lahendusi või siis neid harjutusi, mis seal kõik võimalik pakkuda on, et siis nad peavad saama selle oma professionaalsuse kasvatamise eest ühe paremate asjade tegemise eest ka õiglaselt tasustatud. Et selle asemel, et meie teeksime väga paljud need asjad ise riigina, siis me tahame, et vastavalt sellele, kuidas need keskkonnad õpilasi aitavad, saaks see, kes selle kogemuse nii-öelda kokku paneb, ka selle eest õiglaselt tasustatud. Ja selleks ongi siis meil niisugune turuplatsi kontseptsioon, praegu arendame seda ja tahaksime näha, kuidas see kasutust leiab, kui ta valmis saab. Aga et siin on vaja kehtestada lihtsalt kvaliteedi ja tehnilised kontrollid vahele,
et näiteks, et kõik need erinevad platvormid sarnaselt näiteks XD kontseptsiooniga, mis on Eestis väga hea kasutada ja seda üheski teises riigis ma ei ole saanud kasutada, et mõistatakse seda, et kui me suudame luua niisugused standardid, siis me saame need platvormid panna omavahel rääkima ja saame näidata, et mis see õpikogemus järjest võib olla. See annab suurema võimaluse vabaduseks õpilase jaoks tegelikult. See, kui kaugele sellega minna, seda me peame vaatama, seda vaikselt minema ja testima ja proovima, aga me sinna poole igatahes tahame liikuda ja meil on siin haridusstrateegia ja arengukavad on väga head asjad, millest lähtuda siin selle asja tegemisel. Eestis on neid teenusepakkujaid tegelikult veel vähe, kes nüüd EdTech lahendusi pakuvad. Meie siis EdTech Estonia teeme koostööd, et pakkuda kogu seda ahelat, et tekiks juurde neid. Pakume häkatoni tegemise võimalust, kutsun kõik novembris osalema. Järgneb mentorprogramm ja koosloomeprogramm, kus nad reaalselt haridusasutustega koostöös vaatavad, et see vastaks vajadusele, täidaks neid eesmärke, mida nad välja reklaamivad, pakuks kõike seda. Siin on teaduspoole ülikoolide kaasamine väga, väga tähtis ja selle kõige eesmärgiks on see personaliseerimine, aga lisaks sellele kaugele eesmärgile ma näen enda ülesannet või nagu Harno ülesannet ka sellena, et me peame näitama, mis selle aluseks on. Näiteks tahaks väga, et kõik mõistaksid, et selleks, et me saaksime personaalset kogemust pakkuda, me peame suutma digivahenditega tuvastada, kes see on seal. Kes see on, meil on see Harri idee lahendus ja kui see on see universaalne mõõdik, millega tegelikult õpilane igale poole sisse logib, siis me teame, mis tema kogemused siin, seal ja mujal on. Et see on nagu väga vajalik. Ja loomulikult aluseks siis nendele kogemustele see sama digitaalne riiklik õppekava. Aga nüüd võib-olla... Kohe tõmban kokku, et see kui lähedal selline asi on, alati küsitakse, et millal ta siis valmis saab, eks ole. Aga tahaks lihtsalt ära rõhutada, et meie jaoks hästi tähtis on kogu selle asja juures privaatsus. Et see on nagu alus sellele, et tekiks usaldus tegelikult selle süsteemi vastu ja praegu see on see, mida me lahendada tahame. Kuidas tekib see turvaline tunne õpilasel, õpetajal, et teda ei jälgita, vaid et see süsteem aitab teda? Ma saan aru, et ei jälgita ainult õpetajaid, tegelikult jälgitakse ka õpilast, nii et siit kohalt on väga hea anda mikrofon üle järgmisele panelistile, kes peaks teadma just turvalisuse kohta. Aitäh! Täna hommikul oli tore näha tõesti, et aeg tagasi oli võimalik näha tulevikku ette, ehk siis välja toodud 90 aastatel siis nägemus tulevikust. Ka arvutitehnoloogias need, kes ütlesid 50 aastat tagasi, et ma tahan arvutit mahub kätte, mitte et ta võtaks mul terve ruumi ära. Selliseid visionääre minul on tunne, et täna ei ole nii palju. Et me tihti kipumegi rääkima sellest tänasest päevast ja mul on hea meel, et sa tõid meile selle tuleviku ka juurde. Et sinna jõuda on meil hästi palju erinevaid väljakutseid ja mul on hea meel, et sa tõid välja selle, et kõige olulisem asi Eestis on õpetaja töö autonoomsus. Ja kui me ütleme, et me oleme oma metoodikates ja strateegiates ja asjades valikud, siis mul on tunne, et digis on juhtunud nii, et kool ütleb, et meie kasutame seda pilveteenust ja meil on selline õpik. Ja see, kas sina seda kasutada tahad või tahad, kedagi ei huvita. Ehk siis tegelikult ei ole õpetajal sellist vabadust valida metoodikaid ja võimalusi, kui talle öeldakse, et sul on ainult see tahvelarvuti või ainult see teenus. Ja kui me oleme juba ühe teenuse valinud, siis tekibki mure, et ümber õppida järgmise teenuse peale nõuab väga palju aega ja kas see on üldse rentaabel. Aga millal me siis teeme selle otsuse, et järgmised 50 aastat on Eesti koolis kasutusel e-kool, mitte stuudium. Et sellised küsimused tuleks võib-olla ka seal operatiivtasemel siis läbi mõelda. Aga mulle meeldib see, et sa tood sellise moodulsüsteemi mängu, et võib-olla saab kuidagi valida seal Harri-ideega. Loodame. Teine asi on tõesti see turvalisuse teema, mida siin on mitu korda juba ära välja toodud. Ja turvalisuse teema koha pealt meil kõik koolid on ju peaaegu ühesugused, lasteaed on ühesugused, süsteem on ühesugune, meil on lasted, meil on laste andmed, neid hoiustatakse, kogutakse, neid arhiveeritakse ja kustutatakse.
Aga vähestes kohtades on siiamaani ikkagi näha, et sellega väga tublisti oleks tegeletud. Võib-olla on õpetajad tõesti ära koolitatud, võib-olla on vanematele mainitud, lastele kindlasti ei ole mainitud mitte midagi. Aga me kasvatame üles põlvkonna, kes kuni 18-aastaseni ei tee ühtegi otsust enda eest, aga eeldame, et 16-aastane peab oskama valida. Kuidas see siis nagu kokku peaks tulema? Teine asi on see, et nemad usuvad siis ja kasvavad üles põlvkonnas, kus neid jälgitakse kogu aeg. Aga miks nad ei hakka vastu, küsitakse. Aga koolides on digijuhmus, sest me ei räägi lastele, et tal on õigus öelda ei. Õigus öelda ei, et öelda jaa. Ehk siis ütlen ei, ma ei taha seda, aga ma tahaks sinu teenust kasutada. Jah, sulle annan andmed, aga anna lapsele see õigus valida, isegi kui ta valib alati jaa. Anna talle see õigus valida, sest et muidu ei teki meil kunagi põlvkonda kriitiliselt mõtlevaid noori, vaid need, kellele pannakse laike ja siis nende järgi nad jooksevad. Et mul on mure selle koha pealt, et millise mõtteviisiga noored meil üles kasvavad, kui nad ei ole selgitatud ja aidatud turvalisuse koha pealt. Ja kolmas teema, mida sa juba ka puudutasid, mis on ka mulle väga oluline, kus me need teenused saame, kas on meil riik, kes seda teenust pakub, loob sisu, kuidas see tasustatud on, või me võtame väljast mõne teenuse. Aga väljast teenuse puhul on kindlasti oluline kvaliteet. Kui teenuse partner soovib odavamalt saada, siis ta tõlgib meile Ameerika, Austraalia, Jaapani materjalid, aga kas see on meie kultuur? Kas see on see, mis väärtushinnangud meie tahame? Jah, laps saab kindlasti väga multikulti ja igasuguste vähemuste teema endale selgeks, aga kas see on, mis on meie? Kas see on Eesti? Ma kardan, et ei ole. Ja õpetaja on seal kõige sees väga kahvlis. Teda ootab ees hübriidõppe, lisaks sellele olemasolevale õppile. Tal on uued materjalid, tal on keskkonnad, mis töötavad ja mitte ei tööta. Ja tegelikult ta lõpuks loob ise kõik need asjad. Ja siis tekibki küsimus, kes tahab täna minna õpetajaks? Ma ei näe kätevõrd. Nii must pilt. Aga nüüd on meil võimalus seda arutada ja mind ümber lükata. Nii et ma arvan, et me saame täna hakkama sellega. Aga siit kohalt ma viskan kohe õhku selle mõtte ja selle teema, millega siis olge lahked foorumistid saalist ka ühinege. Ehk siis, et kui visatasid suurelt ette need, et mis on need küsimused täna laual. Ehk siis, et mis asi on see, mis peaks olema Eesti diginduse oma asi. Tegelikult ühest küljest Aivar tõi välja selle, et peab olema selline üks rakendus, samas üks uks, aga mitmed võimalused. Tegelikkuses ma sain aru Vilsist, et see on juba olemas. Lõppkokkuvõttes õpetaja teeb kõik need lahendused ja vahendid ise ära. Aga see on superauto ehitamine. Nagu. Kuidas? Ja iga õpetaja peab superautot ehitama. Ja, et see on, nagu Marju ütles, et esitame aina suuremaid ja suuremaid ootusi tegelikult õpetajale. See ei ole võimalik ühel isikul tegelikult kanda kõiki neid eesmärke, et kui personaliseerimist rääkida, ei ole võimalik kanda seda ühel inimesel, kui tal on nii palju õpilasi. Aga äkki on Maarjal siis veel mõni hea mõte selles osas, et kuidas muuta õpetajate hoiakuid, et oleks kätemeri, kes tahaksid kõik minna proovima seda autonoomsust. Aga äkki Maarjo annab 26. tunni ka õpetajale ööpäevas juurde või? Ma ei tea, selles mõttes, et mida jällegi minu kogemus erinevates töörühmades ja asjades, et on see, et me võib-olla peaks ära defineerima, mida me selle hoiaku all silmas peame täpselt ja siis ära fikseerima, kuhu me tahaksime jõuda, et me räägiks kogu aeg ühte keelt nagu. Kaasa arvatud sellest, et mida me mõtleme digipedagoogika all, mida me mõtleme digipädevuse all, mida me mõtleme haridustehnoloogia all, me võime neid termineid siin igal pool öelda, et kui me saame selle paika, siis me saame, õpetajal tekibki nagu ebakõlavad, kui sa lähed ja kuuled, üks räägib ühtemoodi, teine teistmoodi, siis sa ei oskagi olla ja siis sa ütled, las ta siis olla. Ma ütlen, et pigem on nagu see, et kuidas ma nagu mul ei ole head lahendust praegu siin, et nii on õige, kuidas hoiakut teha, eks. Minu eesmärk on, kui ma näiteks teen õpetajat koolitus, ma tahan, et toetan nende valmisolekut. Minu eesmärk ei ole see, et ta saab kõik asjad nagu maksimum tasemel välja. Kui ma näen, või lihtsalt üllatus oli mulle 2017
küsiti mu käest koolituspakkumised, et kuule, Maarja, kuule räägi, kuidas QR-koodi teha. Et siis mõtlesin, et ahaa, et kuule QR-kood tuli nagu, ise mõtlema, ma ei rääkinud kõva häälega, ma lihtsalt olen praegu nagu see Ladina-Ameerika seebikas, mõtlen nagu back-voice'iga. Et kuule 10 aastat tagasi QR-kood juba, et kuskil asjades, et kuidas nad teavad seda asja, et võiks ju teada Eestis, digiriik, eks. Ja siis oligi eesmärk, ma näitasin neile. Ja minul tekkis nagu see, et need olid mingid hirmud selle QR-koodiga. Tõemeeli üks ütles, et pärast kommenteeris, et ei pidanudki ise joonistama neid ruute. Et see oli tema avastus nii-öelda. Ja minu eesmärk oligi see, et ma näitasin, et see on nagu väga lihtne tegelikult. Ja siis me võtsime see, et mis eesmärgid, miks seda vaja üldse on. Ja siis sealt hakkab see asi, siis tulebki see digipedagoogika. Ja hästi ägedad lahendus õpetajad mõtleb välja, et ma tulengi see, et õpetaja ise loob endale selle tunni. Keegi tule ütlema, kuidas sina loengut teed näiteks. Et sa ise mõtled välja, kuidas üliõpilast ette lähed, mida sa räägid, kuidas sa teed, kus sa astud, millist slaidi kasutad ja nii edasi. Vaat see ongi see, mida õpetajad peaks ka tegema. Et ongi see, et minu viis, kuidas õpetaja hoiakud neile toetada, on see, et anda neile võimalus saada see positiivne kogemus sellisete lihtsamate asjadega ja sealt liigume edasi. Ja siis nad võtavad suuremad napsud ette. Sest seni, kui me nagu seda positiivset kogemust tehnoloogiaga ei saa, siis hakkavadki need tulema need probleemid, et keegi ei õpeta neid. Sest ikkagi see on see, ikkagi müüt ma ja nende juurde see, et endist ma kuulen seda, et nad oskavad ise ka neid asju teha, lapse kohta õpetajad räägivad. Et mis ma seal räägin, nad nii teavad, kuidas asjad käivad. Tegelikult ei tea, et see ongi see. Õpetajad on kuidagi kuskil nagu pähe nagu istutatud see mõte, et küll nemad oskavad ja saavad hakkama. Ja siis ongi see, et kes siis õpetab neid asju. Siis, muidugi teatud tegelastel on töötanud sellele, kui küberiga keegi tegele ja nii edasi ja turvalisuhte ja igast asju. Et selles mõttes on nagu tulevikus mõttes, nagu majandus mõttes on äge, eks on päti taga jääda. Aga kas see on see tulevik, kuhu me tahame liikuda? Et hoiakud on minu meelest nagu kõigepealt ära defineerida. Mina räägin valmisolekust tehnoloogia kasutamisest. Kas ta on valmis seda kasutama? Ja siis valmisolek selleks, et ta peab endale eesmärk ka, miks ma seda tahan kasutada. Mulle ei pea tõestama seda, et ma oskasin, näed, Maarja, ma tegin QR-koodi ära, mul on hästi kõik. Vaid see, et näed, mis see lahendus võiks olla. Võtame lasteaiaõpetajad, nad teevad väga lahedaid õppetükke kasutades QR-koodi ja nad seovad ära selle oma selle nädala tegevusega. Ja siin on see digivahend üks osadest nädala tegevusest näiteks. Eks, see on see koht, et ma ei pea mõtlema, see on ka üks asi, mille ma alati mõelnud, et miks õpetajad endale kujutada ette, et see digivahendi kasutamine tähendab seda, et ma terve tunni sellest tegema. Kas või see, et sama QR-koodi osa on 3 minutit sellest tunnist, ülejäänud läheb nii edasi, nagu me praegu siin istume ja räägime, eks enne. Ja siis nad õpivad ja teevad. Et see on see koht. Aga kus siis oleks kõige, kus siis oleks kõige olulisem alguse punkt? Kas see, et toetada õpetajaid nende aha-elamusega, mida Urmas juba väga hästi kirjeldas, et kui anda õpetajatele suurem vabadus ise valida, nad said hakkama, nad tulid välja sellest, või siis alustada juba selliste hoiakute kujundamisega lasteaiast, et viia kokku juba praegu kool ja lasteaed, alusharidus ja kas Harno tuleks sellega kaasa? Mina olen muidugi seda meelt, et esialgu peab ikkagi alustama lapsevanemast, kes kõigepealt tutvustab mingit nutivahendit lapsele ja et see oleks läbimõeldud ja eakohane ja süsteemne tegevus nii lastehoius, lasteaias kui siis kodus, ehk siis kõikide koosmõjul, et me ikkagi saaksime need lapsed koolieas sellistena, kes tõesti oskavad ennast hoida, teavad piire ja oskavad ka õigeid vahendeid kasutada ja valida. Mis kindlasti tähendab seda, et ka lasteaiaõpetajaid peab selles osas harima. Ja ma tooks ühe kategooria veel sisse. Huvihariduse õpetajad olid eriti raskes situatsioonis, kuna teistele jäid tavalistele õpetajale jäid töö ja tunnid alles, siis väga paljud kohalikud omavalitsused koondasid koroona ajal huvihariduse ringi tegevuse. Ja siis nemad pidid välja nuputama, kuidas koondatuna uuesti aktiveerida ja veenda lapsevanemaid, et nad on ikkagi vajalikud. Ja nad mõtlesid väga imepäraseid digilahendusi välja selleks, et jõuda lastevanematini, lastevanemate kaudu lasteni ja panna see digitegevus käima. Ei olnud mingit sundi umbes niimoodi, nagu Prantsuse Lütsem teotas alguses. Kõik õpetajad peavad vähemalt pooled tunnid andma Zoomis. Kõik õpetajad peavad andma pooled tunnid Zoomis. Aga kõik ei olnud valmis selleks. Nii. Anna mikrofon talle. Anna mikrofon.
ja meil on küsimus õpetaja autonoomiast. Küsimus on selles, et mis selles kontekstis tähendab õpetaja autonoomia, sellepärast, et mis juhtus tegelikult, kui tekkis see äkiline üleöö üleminek. Kõik õpetajad hakkasid, iga õpetaja hakkas otsima täiesti autonoomselt seda keskkonda, kus siis nagu asju edasi teha. See tekitas tegelikult esiteks väga suure segaduse õpilastes ja teiseks ta pärssis õpetajate koostööd. Ja seetõttu hakkasid koolid otsima just nimelt, et mis on see kooli keskkond, üks keskkond, milles saaksid õpetajad talitada. Täpselt sama lugu oli õpilastega. Õpilased olid tohutus segaduses, kuna nad pidid kuni, ma ei tea, peaaegu 10 keskkonna vahel kogu aeg, 15 keskkonna vahel kogu aeg nagu laveerima. Lapsevanematest tõenäoliselt ei tasu rääkidagi. Nii et tegelikult seal on need probleemid, et vähemasti kooli jaoks, et koolis just nimelt oleks vaja ühte kokku lepitud keskkonda, mis oleks multifunktsionaalse, kus saaks tegelikult nii-öelda erinevaid asju teha. Hoida andmeid, õppematerjale, viia läbi näiteks tunde ja nii edasi. Analoog võib-olla on meil see muud, mida näiteks ülikoolid kasutavad. Et mida siin tähendab siis tegelikult see õpetaja autonoomia ikkagi? Kas seda, et iga õpetaja võis valida keskkonda, või autonoomia võib väljenduda kindlasti selles, et õpetaja valib õppematerjale sõltuvalt sellest, kes on tema õpilased. Aga ma usun, et palun, Pirsi. Ja, küberpähkli uuringus tuli 2020 tõesti välja see sama asi, et meil oli koolides hästi palju keskkondi. Aga see kiik käib veel. See 35 on halb ja nüüd me oleme tagasi jõudnud sinna, et meil on see üks keskkond ja see ei ole ka lahendus. Tõde on alati keskel. Ja õpetaja autonoomsus selle koha pealt ongi see, et kui ma tegelikult leiaks selle keskkonna, kus saab kõiki asju teha. Aga kui ta mul keedab, küpsetab ja lehma ka, siis ta on väga tore asi, aga arvatavasti mitte õppehariduskeskkonna teema. Ehk siis need keskkonnad, mis täna luuakse, ei ole mõeldud haridusele, vaid on mõeldud ettevõtlusele. Ja kui meil oleks sekretärid kõik tööl, siis sobiks väga hästi meil, aga meil on esimese klassi lapsed ka tööl, juba lasteaias mõni tahab ka veel pilve kasutada. Ma räägiks sellisest kogemust, et Pelgoni gümnaasium on olnud Microsoft partnerkool juba aastaid tagasi ja Michael Fullan ja teised rääkisid väga innustunult, et tegelikult on probleem koolijuhtides, kes ei oska midagi, ei oska innovaatiliselt mõelda. Esimesel aastal, kui nad selle projekti koolidega tegid, siis nad tegelesid koolijuhtidega. Ja siis nad said aru, et viga ei ole koolijuhtides. Siis nad otsustasid, et tegelikult kõige asja jalus seisab õpetaja. Tegelesid aastaaega õpetajaga, selgus, et õpetajas ei ole probleem. Siis nad tegelesid õpilastele, et anname neile selle võimaluse kõike ise otsustada ja kõiki asju teha, jätame kõik teised välja. Ma ei ole ikkagi kuulnud, et oleks maailmas midagi väga palju muutunud. Siis on olemas Inglismaal selline vahva kool, milles ma olen 4 aastat käinud külas ja vaadanud, kuidas nemad teevad asju. Esimesel aastal ütlesid, et ei, meil ei ole vaja klassiruumis seinu vahele, teeme sellise suure saali, paneme eesti keele sinna, inglise keele sinna, matemaatika, ja siis nad omavahel karjuvad kõik ja kõik, kus nad hakkavad koostööd tegema. No, kõik õpetajad siis seal püüdsid kuidagi teha, kõik käisid vaatasid, nii põnev teeks meile ka. Järgmise aastal läksin, vaatasin, et just seinad on vahele tekkinud. Mingid digiasjad on tekkinud, öeldi, et ei, me otsustasime, et nüüd me teeme kõik digis ja siis nad ei sega üksteist. Siis ma aasta aega ei käinud, mõtlesin, mis nüüd on huvitavat toimunud. Ja siis läksin tagasi ja küsisin, et kuidas teil siis läheb. Seinad olid vahel, digi oli veel kuidagi seal alles kuidagi. Ja küsin, aga mida teil siis õpetajatelt nüüd nõuate? Sest nad nõudsid igal pool, eelmistel aastat nõudsid nad tunnikavasid, õpetajate koostööaega. Siis nad ütlesid, et me otsustasin, me usaldame õpetajad ja jätame õpetajad rahule, et nad saaksid ise oma otsuseid teha. Ja siis mõtlesin, aga see on ju Eesti haridus. Ma olen ammu seal, et mida me teeme, kõik need järgmised sammud on ainult halvemaks. Aga mulle ikkagi meeldib see, et kui meil oleks üks siuke aken,
mille kaudu ma tõesti seda maailma külastan. Tundub nagu Alice imedel vahepeal. Auk, kust pääsed imede vahele. No ma kindlustan kõigile, et tõesti ühte platvormi, kus kõik asjad on tehtav, see muutub kolossaalseks tehniliselt, see on võimatu. Lihtsalt kahjuks on see võimatu, aga me saame teha ühe akna, mille kaudu meil on võimalik vähemalt pääseda üks konkreetne. Äkki see on võti, ja ma ütlen uuesti, et see ei pea olema kõikidele Eesti koolidele täpselt samasugune asi, sellepärast, et meil peaks olema võimalik nagu nende erinevate keskkondade vahel konkureerida. Ja mis on Eesti puhul jällegi väga tähtis, mis näiteks USA puhul ei oleks, kui me seal räägiksime, et kui on need erinevad digitaalsed keskkonnad, mis Eestis tahavad toimetada, tahavad siin nagu jalad alla saada ja nagu minister ütles, seda edulugusid nagu ära kasutada ka ja teha neid, nagu kasutada seda edu ära, siis Eestis saab eksisteerida vaid üksikud paar platvormi, mis suudavad ennast ära majandada. Et selleks, et me näeksime neid Eestis edukalt toimetamas, oma keskkondi arendamas paremini, neid paremini pakkuda oma teenust, siis me peame laskma neil olla edukad ka mujal. Kui nad saavad sealt oma selle edu kätte, siis nad saavad seda kapitali ära kasutada oma teenuste arendamiseks. Aga see praegune miks sellist nagu nii-öelda akent vaja on ikkagi see, et ükspuha missugusel vestlusel haridustehnoloogidega nemad ütlevad ja õpetajad ütlevad samamoodi, ja siis läks see asi tasuliseks. Ja sealt jutt lõpeb ära, nagu, et loomulikult seda me ju ei kasuta. Aga kui sa lood näiteks mingisuguse väga hea keeleõppeplatvormi ja tõesti õpilast aitab see, siis miks peaks see ära lõppema seal? Me tahaksime ikkagi näha, et see meeskond, kes tahab oma pere toita ja tahab väga teha kirega sellist keskkonda, et siis tal oleks võimalus seda tegelikult teha. Aga meil on siin, Maarja tahab kommenteerida. Ma tahaks kommenteerida seda, et ja siis on saalist ka. Ma hästi kiiresti ütlen ära selle, et me tegime COVID-i, kui esimene kriis oli, siis me tegime samal ajal, kui kriis veel käis, õpetajatega intervjuusid ja küsisime, kuidas neil läinud on ja nii edasi. Siis minu arvates hästi lühidalt kokkuvõttes on see, et siin tegelikult saalis ka ei kõlama see, et tegelikult need said hästi hakkama, kui oli koolis, sest tegelikult oli kriis. Terve kool oleks pidanud kokku saama, otsustama, kuidas me lahendame selle asja. Ja need koolid jätsidki õpetajad üksi ja siis tekkis see, et õpetajad oli see, et ma ei oska öelda seda, et kui palju, et millal see ülesanne, mis ma lastele annan, kas sellest piisab, äkki see on liiga lühike. Ja siis kõik, kui sul on 6 või 7 tundi lapsele, siis kõik need 7 õpetajad mõtlevad, äkki ma panin liiga vähe, panen natuke see veel ja siis vaesed lapsed on. Ja teine pool, see on see koht, mille õpetajad 2 nädalat läks aega ennem, kui nad said selle balanssi. Aga need koolid, kus tekkis kohe, kui meil on kriis, lepime kokku, kuidas, mida teeme, jagame ära, mis on sinu digipedagoogika, mis on sinu digipedagoogika näiteks, kuidas sa teed, kuidas sa lahendad, lepime kokku, et ei tekiks seda olukorda, kus õpilasel on täpselt see, et sul on 10 erinevat Zoom, Microsoft Teams, Google Meets, siis õpetajana akna taga räägib, et kuidas sa nagu lahendad seda ära. Ja teine asi on see, et siin tuli ka lastevanemate pool sisse. Lastevanemate, see ei põhine uuringut, see on täpselt see minu kogemus on need, et klassijuhatajana olles või siis ka õpetajana koolis või siis näiteks lastevanematele koolituses, ma tajun see, et lapsevanemad võtavad endale liigset rolli, et nad tahavad last hirmsasti aidata, kuigi ei peaks. Ja siis nad kirjutavad Delfisse, õudne, ma pean tegema seda, mul on oma Zoom ja siis ma pean veel aitama väikest Aivarit, eks on 3. klassi, kuigi ta saab väga hästi hakkama, nagu näete. Et ta ei pea abi olema, ja siis tekitabki selle asja, et lapsevanemad peaksid ka ise nagu vahepeal analüüsima selle, kas see, mis nad teevad, kas see on okei, kas nad peavad sekkuma kogu aeg asjasse. Ja siis ongi see, et mul abikaasa Lennuakadeemias ütleb, et osad emad tulevad pojaga asju ajama. Ema läheb veel ja Lennuakadeemias õppivad juba, kes on keskkool, lõpetanud. Piloot. Ei piloodid õnneks jah. Tuleb see, et kuule, mul on see mure, kas saab kuidagi teha ikka asju. Aga meil on üks kommentaar siiski veel saalist ka, kas oleks võimalik? Kas jõuab... Mikrofon. Annam. Allo. Loomulikult tahaks palju küsida ja palju rääkida. Teised said, aga mina mitte. Aga piirdun siis ainult küsimusega, et sissejuhatuseks on see, et kui me satume vette, merre, siis me kindlasti hakkame kõik ujuma, isegi need, kes ei oska ja mõned saavad ka kaldale. Ja siis, kui me saame kaldale,
me juba ei uju ju, me hakkame ju kõndima, eks ju. Et juhul, kui meil ikka koroonaviiruse probleem on juba lahendatud sügisel näiteks, kuivõrd aktuaalsed on kõik need pakkumised teie poolt ja kuivõrd me vajame tõesti neid näiteks aasta pärast ja kui vajame, siis kas see on kunstlik vajadus, tekitatud vajadus või on see loomulik vajadus? Parimal viisil, kuidas ma seda kokku oskan võtta, ongi see, et kui vette visata, siis on üksmoodi käitumine, eks ole. Ja kui me teame, et me peame vette minema, siis me ehitame laeva endale, eks ole. Et see olukord tegelikult, nagu ka siin uuringust välja tuli, mis siin varem kokku võeti, et see olukord, kuidas tegelikult õpilase käitumine oli sellel perioodil nüüd, on väga tähtis aru saada, et me tegelikult tahamegi ju, et ta iseseisvalt saaks nende erinevate ülesannetega hakkama. Need 2 erinevat olukorda on tegelikult väga sarnaste joontega ja see edukas õpilane, kes nüüd koroona ajal sai endaga hakkama, me tahame, et nad saaksidki endaga hakkama, eks ole. Et see on, loomulikult on seal koduroll ja seal on hästi palju erinevaid aspekte, aga see, mida tegelikult see mine koju ja istu arvuti ees ja hakka õppima, see oli väga sarnane sellele, mida ta pidi tegema. Loomulikult me ei taha, et nad teeksid kõike seda arvutis jumala eest, aga see viis, kuidas me saame pakkuda siis sellele õpilasele, nii et ta tahab seda ülesannet teha, see on väga sarnane. Aga siit tegelikult võib-olla on vastus kõige esimeses meie panelisti video ülekandes. Urmas ütles, et digi on võimalus. Ja kui see võimalus on olemas, siis ta peaks ju jääma ka peale seda kriisi olemas. Seda lihtsalt tuleb võimalikult positiivsel määral ära kasutada. Äkki unustaks digi eest ära ja räägiks lihtsalt, et me teeme asju. Et see on info, me elame infoühiskonnas ja tagasiminekut selle koha pealt ma ei ennusta. Kui elekter ära kaob, siis me hakkame uuesti õppima neid teisi väärtusi jälle. Siis hakkame. Enne vist ei hakka. Ma tahaks öelda ühe mõtte õpilaste uuringu põhjal. Kui 153 õpilasest vabavastustes üle 10% ütleb ja tuli välja, et õpetajad on väga õpivõimelised, nad on ära õppinud kõik need digiasjad. Ja kui seda ütleb mitte gümnasist, vaid 3. astme õpilane, pubekas ühesõnaga, siis see on väga suur kiitus. Nii et küll need õpetajad ka õpivad, aga vabandust, see, mis me teeme, ei ole mitte õpetajate jaoks, anname õpetajale vabandust, kool on lapse jaoks. Ja kõik, mis me teeme, peab lähtuma lapse arenguvajadustest, aga mitte meie vabaduse vajadusest. No see on päris hea lõpulause ja sa tahad nüüd veel midagi kokku võtta? Mina tahaksin kokkuvõtvalt öelda seda, et ma tänan kõiki paneliste ja mis me saime kõik sellest kogemusest on see, et tegelikult selliseid diskussioone tuleb jätkata ja me oleme poolel teel juba sinna, et oleks ühine arusaam, mis need hoiangud on, mis need pädevused on, mis meil vaja on, mis see digindus ikka on, mis see personaliseeritud on. Nii et siin on tegelikult väga hea just sisend ikkagi edasisele haridusfoorumi tegutsemisele, kas pole. Need asjad tuleb selgeks rääkida digimaailma kohta. Urmas Vainoga tuleb vist kokku leppida. Aga ma tänan kõiki osalejaid. Aitäh. Ja tänan koos selle raamatuga, aga mina tänan sind selle sama raamatuga. Nii et ma annan siis kõigile niimoodi edasi. Ja tõepoolest seda ümarlauda võiks jätkata samade nägudega. Aitäh! Aitäh! Nii, ja ega siin ei ole midagi, kui keegi tahaks nüüd püsti tõusta ja sirutada, aga kohe kell 3 läheb järgmine see paneel peale. Ja kes tahab juua võtta, juua saab.